Tegelikult ongi nii, et me lähtusime sellest, et mõnes mõttes sarnaneb see asi sellise EXPO-ga, kus ongi mingi tee ja on näitus, sest nagu tegelikult iga maja ees on ekspositsiooniväljak, pluss majal on veel omakorda selline müügisaal, mis ka peab siis nagu olema kuidagi eksponeeritud. Kui alustada nendest madalamatest hoonetest, lähtusime väga lihtsast põhimõttest, et meil on väga lihtne maht, kus sees on siis vastavalt kas ladu, tootmine või mingi muu tegevus. Ja siis on ekspositsioonisaal ja on büroo. Ja põhimõtteliselt need ekspositsioonisaalid ja bürood, et me lihtsalt tegime sellise lihtsa lükke, et kuna nagunii büroo on teistsuguse ventilatsiooniga, teistsuguste nõuetega, kui on ladu või tootmine või ükskõik mis muu, siis me lihtsalt iga selle objekti puhul keerasime põhimõtteliselt selle büroobloki selle suurema mahu küljest lahti ja selle tõttu tekkis siis selle suurema ploki ja büroobloki vahele selline ekspositsiooniväljak. Ja sinna ekspositsiooniväljakule siis me koondasime kogu selle atraktiivsuse. Me koondasime sinna vaated müügisaali, me koondasime sinna büroo, me koondasime sinna peasissepääsu. Tegelikult meil tekibki nagu iga maja ette selline väike pesa, kus saab eksponeerida asju. Iseenesest ka ei pea ju eksponeerima asju, võib ka lihtsalt sinna tellida mõned toreda installatsiooni või seal midagi muud teha. Ja siis tekib selline, ütleme, mitte nagu halvas mõttes, aga selline tagahoov, kus saab nagu lihtsalt parkida ja kus saabki toimuda kogu tehniline tegevus, ilma et siis sellist süütut külalist nagu segaks. Ja siis kõik need ekspositsiooniväljakud majadel avanevad selle tee äärde, et seda teed läbi sõites siis avavad ennast siis kõik need hooned, kes siin sellel alal asuvad. Mis on ilmselgelt väga oluline, et kui see asi, mis ei asu päris kesklinnas, siis üldjuhul sellest sõidetakse mööda kiirusega 70 km tunnis, et siin ei ole nagu väga palju aega siin nüanssidel peatuda. Et selles mõttes on alati hea, kui on mingisugune kõrgem sihuke stend kuskil väljas, et kus on nagu näha, et millega on tegemist. Ja meie nägemus oligi, et kui siin keskel on lubatud selline kõrge hoone, mis juba iseenesest tõmbab tähelepanu kogu alale, et siis tegelikult läbi selle hoone me peaksime selle hoone panema tööle nagu sellise suure reklaamtulba. Kui laiemalt seda hoonet või täpsemalt lahti seletada, siis tegelikult me lähtusime siin ka väga praktilisest nüansist, et meil neid madalatel korrustel asuvaid äripindu, büroopindu, müügipindu on siin alal tegelikult nagu piisavalt. Et mis on selle keskse tornmaja kõige suurem väärtus on kõrgus. Ja selle maja keskel, kuna ala on suur, ka maja ise on suur, et siis tõenäoliselt võib olla see, et sellel alal on vaja ühte sellist keskset rekreatsioonipunkti või seda keskset kohta, kus korraldada neid kõige pidulikumaid üritusi või kus lihtsalt oleks midagi sellist erilist, mida mujal ei ole, mis saaks olla kogu selle ala kaubamärk mõnes mõttes. See võiks olla seotud sellega, millega siin tegeletakse, ehk siis see on loodus mingil kujul, kas siis nagu kultiveeritud loodus või siis nagu sihuke lihtsalt elav loodus. Ja me tegelikult paigutasimegi selle tornmaja keskele, väga ökonoomse tornmaja keskele, lihtsalt sellise talveaia, mis tegelikult lisaks sellele, et ta on lihtsalt kaugelt paistab silma, on selline märgilise tähtsusega selle alale endale, moodustab ka sellise rekreatsiooniala või ütleme kas või konverentsi või kogunemisala kogu majale ja võib-olla ka kogu sellele ülejäänud alale, et kuna see on tõenäoliselt eristub kõigest muust, et siis nagu miks ei võiks olla selle suure ala peale nagu üks koht, kuhu koguneda ja kus üritusi korraldada. Ja lisaks sellele, mõtlesime, et siis kõik ühes, et siis on tegelikult ka väga mõistlik
siia, mis iganes on siis selle ala nimi, kas ta on agropark või roheline park, et see on see koht, kus siis rohelisel taustal, taimede taustal siis on suurelt kirjas, mis piirkonnaga on tegemist, et selle koha nimi. Tegelikult see ülesehitus on väga lihtne. Tegelikult on postid, vahelaed ja lihtsalt üks vahelagi on meeter paksem kui teised vahelaed ja seal ütleme 90 sentimeetri sees on võimalik meil kasvatada selliseid, ütleme, sellest laest ütleme oluliselt kõrgemaid taimi juba, et nagu õigetes tingimustes, et me oleme ise seda oma praktikas katsetanud ka. Teine asi, mis seal on see, et mis kliimat me tahame, et kas me tahame nagu troopikat, subtroopikat või nagu parasvöödet või nagu niisugust nagu et see sõltub sellest ka, et see niiskusaste on erinev, et näiteks troopikal läheb 90%-ni et sealt annaks põhimõtteliselt nagu terve maja peale laiali jagada mingit jääkniiskust ja see on nagu üks suur niisugune nagu see õhuniisutaja põhimõtteliselt. Et kuna endal on vaja nii piisavalt palju vett seal sees, et nagu et see on niisuguse keskmise normatiivse büroohoone kõige suurem viga, mis ma ise olen nagu saanud, lihtsalt nagu kasutaja seisukohalt on see, et sa lähed nagu õhtul koju ja sul nina jooksev verd. Et sellepärast ma ütlengi, et see oleks täiesti super, kui õnnestuks see büroo kontoris ära teha. Et siin ongi see trikk on selles, et ma ütlen, et siin tulebki seda, et ta ei ole keskne aatrium, et ta on üks osa majast. Me peame seda mingisuguse mehaanikaga juhtima laiali. Võib-olla ma ise muretsen üle, et lihtsalt võib-olla tegelikult see on lihtne venttoru, mis ongi niisugune nagu kliimatoru põhimõtteliselt, mis nagu lihtsalt mingi surve kogu aeg annab õhuniiskust. Mu kõige lähem asi, mis ette suutsin kujutada endale sellega, oli Tartu botaanikaaed, kui võtta Tartust näide. Et ma kujutasin ette, et seal on täpselt nii palju kõrgust, et sinna sisse mahub 2 eri korrusele paigutama näiteks väiksemaid kuubikuid nõupidamiste jaoks või selliseid nagu mingeid väiksemaid mahte sinna puude vahele. Et selles mõttes ta on veidik üle 2 korruse. Et me saaksime nagu, et seal oleks õhku, et me ei paneks teda nagu, ei topiks nagu liiga täis. Miks keskel või? See oli siuke nagu veidike siuke nagu sotsialistlik lähenemine kogu asjale, et meil tundus, et siis on nagu kõige võrdsemad teepikkused kõigilt. Muidu me teeme ülemise korruse veel elitaarsemaks, et anname neile nagu rohkem ja alumistele korrustele nagu ega Tornmaja puhul ka, ma kõige rohkem mures olen alumiste koruste pärast, lihtsalt puhtalt sellisest nagu mingisugusest aususest, et kõigil oleks võrdne maa. Ma ütleks, et see vaateskaala, et me ikka kruttisime seda päris pikalt, me vaatasime, mis peaks jääma kaadrisse. Et me panime selle suure plaani järgi paika. Me ei pannud teda paika, jah, ma tunnistan, me ei pannud paika maantee järgi. Me panime vaatesuundade ja siis nagu juba väiksema skaala põhjal. Me üritasime vaadata, et mis on kõige parem vaatesuund. Et on võimalik keerata, sest see on maitse asi natukene, aga meie arust see on parim suund vaatele. Ja ega see ida-lääs on ka suhteliselt mõistlik tegelikult nagu büroodele just nagu energiasäästu koha pealt. Siis veel see väike eriefekt, et kui sa nagu alale saabud, siis on väga nagu ütleme markantse sellise nagu proportsiooniga hoone sul ees. Maja on nii suur, et ta vajab nagu enda ümber ruumi. Majas on palju inimesi, kui on väljas ilus ilm, siis tõenäoliselt inimesed mingiks hetkest päevast tulevad sinna välja, et seal on vaja ruumi. Siis on küsimus, missugune ruum see nagu on, et see ruum võiks olla kuidagi, mis eristaks seda sellest tavalisest tänavaruumist, sest nagu tõenäoliselt inimestel, kes sinna välja tulevad, näiteks lõunat sööma, et neil pole nagu sellest liiklusest ja sooja ja külma, et siis meil tundus see, et selline kergelt alla minev sihuke kauss oleks kõige intelligentsem viis lihtsalt natukene eristada seda igapäevast siginat-saginat sellest nagu olemisruumist. Et ülespoole minnes me lähme nagu liiga pidulikuks, ja allapoole minekul oli ka see nüanss tegelikult veel, et meile tundus, et kui sa sisened ruumi, ütleme külalisena, et siis see minek on kõige tähtsam ja kui minek läheb natuke allapoole, sul on mugavam minna, sa lähed kuidagi nagu kergema emotsiooniga. Kogu see arhitektuur on nende maja kujudes ja see materjal võib olla lihtne, et meie nägemus võib see olla kas või kõrge siukse valtsiga profiilplekk, mis tegelikult lihtsalt nagu annab mõnusa valguse varju nagu tasakaalu ja millest ongi odav ja kerge ehitada. Ja meil üks oluline nüanss on veel, et kui te ehitate endale nagu ala keskele suure torni, siis tähendab, et teil on vaated ülevalt alla
mis omakorda tähendab, et oleks äärmiselt mõistlik need katusepinnad teha nii, et need oleks nagu puhtalt lahendatud. Ja siis me pakkusime välja selle, miks niisugune suure valtsiga tore plekk, et seda saab kasutada nii seinas kui katusel. Maja arhitektuurne lahendus, mis ühele poole on katused kaldu, võimaldab meil selle asemel, et ventseadmed panna kõik niimoodi maja katustele, tegelikult tekitada tehniline rõdu maja mahtu sisse ja tegelikult nendele inimestele, kes siis tulevikus hakkaks siin tornis töötama, siis nende vaadet ei risustaks mingisugune juhuslikult paiknev tehnoloogiline. Kergelt varjatud kujul on pandud majade siia vahele parkimisplats. Meie eeldused, et külastajad pargivad ettepoole, töötajad teavad, kuhu parkida, nemad pargivad tahapoole. Mitte ainult siin, see on samamoodi ka siin. Ja meie ettepanek on see, et oleks mõistlik kasutada seda sama parklaala ka laadimiseks. See eeldaks nagu veoautode läbisõitu. Me oleme siin teinud ettepaneku mõnes kohas, et tegelikult võiks ju 2 kõrvalasuvat krunti need selle vahepealse tehnilise hoovi ühendada, neil on seal lihtsam manööverdada ja meil ei ole mõtet igal krundil eraldi võimaldada seda maailma kõige suurema rekka täis mõõdus manööverdamist, et pigem võiks ju kasutada naaberkrunti, kui see on võimalik, ma ei tea.